Kohus on koht, kuhu minnakse otsima õiglust ja kus rikkujad peavad saama karistuse. Rakvere kohtumajas oli täna oma saatust ootamas 3 prominentset kohtualust. Advokaat Küllike Namm, kes otsuse ettelugemisel küll puudus, samuti puudus ärimees Toomas Tamm. Kohal oli aga maadevahetuse protsessist tuntuks saanud Kalev Kangur. Neile 3 oli esitatud süüdistus kelmuses, siis eraldi veel Nammile dokumentide võltsimises ja Toomas Tammele valeütluste andmises. Mõista Küllike Namm karistusseadustiku paragrahv 345 ja karistusseadustiku paragrahv 223 ligi järgi esitatud süüdistuses õigeks. Mõista Toomas Tamm karistusseadustiku paragrahv 321 ja karistusseadustiku paragrahv 293 järgi esitatud süüdistuses õigeks. Mõista Kalev Kangur karistusseadustiku paragrahv 29 lõige 234 järgi esitatud süüdistuses õigeks. Tegemist on ühe suhteliselt venima jäänud menetlusega, kus tegemist kinnisvaratehingutega, mille tulemusena süüdistuse kohaselt oli kõigil 3 oma roll. Tegemist on siis osaühingu Roodevälja terminali ja Karotex vaheliste kruntide soetamistehinguga, kus liikusid süüdistuse kohaselt suured summad sularaha, erinevad laenud ja nõuded. Nende tehingute üks osaline Oleg Ljadov suri kahjuks juba 2013. aastal. Samuti pani kohus kahtluse alla kohtus tõendamiseks esitatud erinevad tõendid, nagu näiteks e-kirjad. Prokuratuur kindlasti ka seda vaidlustab. Ehk siis, nagu ma ütlesin, meil on mitmeastmeline kohtusüsteem ja kõik need etteheited me esitame oma apelatsioonis. Pikk kohtupidamine tähendab aga suuri kulutusi kaitsjatele. Näiteks esimese astme kohtu otsusega tuleb kaitsjatele tasuda kokku ligi 500 000 eurot ja seda siis riigi arvelt. Me räägime menetluskuludest, mis paratamatult kaasnevad kohtuvaidlustega. Ja see tähendab seda, et prokuratuuril riikliku süüdistuse kandjana on ka kohustus viia oma süüdistused, kui nad näevad põhjendust, kõrgema seisvate kohtute ette. Ja siin ka menetluskulude osas saab iga aste teha oma otsuse. Endine riigiprokurör, tänane vandeadvokaat Norman Aas oli selles kaasuses kaitsja. Otsusega olen rahul, aga laevas plaanis ma arvan, et seda menetlust üldse ei oleks pidanud olema, sest sisuliselt, kui ma 4 aastat tagasi esimest korda seda kahtlustust nägin, juba siis kirjutasin prokuratuurile, et palun lõpetadagi see asi ära. Ja nüüd 4 aastat hiljem tegelikult kohus täpselt need samad argumendid, mis ma juba 4 aastat tagasi välja ütlesin, arvestas ja mõistis kõik süüdistatavad õigeks. Et jah, kohtusotsusega olen rahul, aga et see menetlus üldse käis siin Eestis ja lõppkokkuvõttes ka Eesti Vabariik peab kõik need kulud hüvitama, peaaegu 500 000, et see on asjad, et see menetlus üldse oli. Prokuratuur on lubanud otsuse edasi kaevata.